Ringvaade on ETV-s eetris olnud alates 2009. aastast. Sellest ajast peale on saatega seotud olnud ka Marii Karell. Vaatame, kuidas endine trükiajakirjanik on kohanenud elu ja tööga televisioonis. Simuleeri töö tegemist, minu meelest see tuleb praegu väga hästi välja siia. Tuleb ja mul on nii kiire, et ma minestan kohe ära. Andreas, sa saad selle panna ette meile? Kiire. Me püüame oma saates vastata küsimustele miks ja kuidas, sest kuna me ei ole uudistesaade, siis meie asi ei ole edastada, et mis toimus ja kus toimus, vaid miks toimus ja kuidas toimus. Ja me püüame teha seda läbi inimese, ehk et vähem üldistust ja rohkem inimese kesksust. Et kui on probleem selles, et Eestis on palju suhkruhaigeid, siis meie toome stuudiosse suhkruhaige ja küsime, kui raske on olla suhkruhaige, mis ta peab tegema selleks, et ta elu oleks elamisväärne. Kui ma värskelt õhus tegin, siis me põhimõtteliselt tulime hommikul kokku saateplatsile, anti kätte need inimesed, keda te hakkate intervjueerima, need on need küsimused, mis te küsite, hakake tegema, nagu teistmoodi. Et see, kui me teeme ringvaadet, siis me mõtleme kõik intervjuud väga detailselt läbi. Me mõtleme läbi, mis me küsime, me mõtleme läbi, mida me saame näidata pildina sinna juurde, me mõtleme läbi, kas meil on lisaintervjuusid sinna juurde vaja teha, et võimalikult kelmikad saadet teha. Kõik on hästi. Marko võtab 5 eurot ette. Mul on 5 eurot, ma võtan taskust. Vastutav toimetaja, missugune on vastutava toimetaja roll sellise saate juures? See on niisugune hea lai küsimus. Meil on siin terve ports inimesi, kes peavad hommikust õhtuni teadma, kuhu suunas joosta. Et mis teemad algab sellesse kõik, et mis teemad meil saates on ja lõpeb sellega, et kõik inimesed saaksid endale õiged nimesildid siia alla, kui Tiiter ilmub. 4 Eesti tipptennisisti eesotsas Kaia Kanep ja Maret Aniga teevad meie tänases otsesaates väikse minimatši. Teid aega kritiseeritakse, öeldakse, et te olete liiga kollased, et mingid paranähtusi siin räägite, pendlimehi toote saatesse ja mingeid huulusid, eks ole, kes räägivad hullu juttu. Kuidas sa sellele kriitikale vastad? Ma arvan, et kõige hullem oleks siis, kui meist keegi mitte midagi ei räägiks. See tähendab seda, et meid ka keegi mitte kunagi ei vaata. Et see, et meid kritiseeritakse, see on loomulik. Me teeme iga päev saadet. Kindlasti on alati iga õhtu inimesi, kellele üks või teine asi käib natukese rohkem vastu karva. Nüüd tuleb kiiresti tegutseda. Mis tüüpi juhitavad on Anu ja Marko? Nad on väga head meeskonnatöötajad, väga tugevad isiksused ja mulle tundub isiklikult, et meil on nagu töö klappinud. Ma ei tea, mis nad ise ütlevad. Ma ei ole töötanud inimesega koos, kellel oleks nii palju ideid, kes suudaks hallata ja niimoodi juhtida protsessi, nagu seda suudab Marii ja päris tõsiselt, et ta suudab tegeleda reporteritega, ta suudab mõelda välja, kas meil inimesed kõik töötavad, kas võtted toimivad, kas plaanid on täidetud, selles mõttes nagu võtteplaanid, meil on iga päev 2 kaamerat, nii et see on väga keeruline see plaani täitmine. Kes meile täna saatesse tulevad, kes kellele helistab, no kõikidega ta suudab tegeleda, et selles mõttes, pluss veel ise lugudel käia. Ta toimetaja ei ole üldse mugav toimetaja, selles mõttes, et kui me tuleme tööle, et ega siis me ei viska siin omavahel ainult nalja, et meil on väga tõsine töö ja selles mõttes, et kui on vaja halvasti öelda, siis ta ütleb seda väga otsekohast. Kell 3 pidime seal olema, et selles suhtes. Kui kaua võiks Ringvaate sugune saade kesta? Ma arvan, ma ei näe mitte mingit põhjust, miks see saade ei võiks kesta 10 või 20 aastat. Et see on täpselt samamoodi igapäevane saade nagu on AK uudised. Et me laiendame uudisteemasid ja ma ei näe mingit põhjust, miks ta peaks nagu ootamatult ära lõppema. Kas raamatute kirjastamine või siin toimetamine on sinu jaoks praegu tähtsam? Siin toimetamine. Sest me oleme nii ihu ja hingega seda saadet teinud, et raske on nagu oma elu isegi teistmoodi ette kujutada. Nii et kirjastus kannatab? Kirjastus, õnneks mul on härra kodus, härra nagu kompenseerib seda ja teeb neid asju. Et me tõesti me katsume teha vaadatavat saadet ja samas nagu olla Rahvusringhäälingu väärilised. See on selline suur ja huvitav laveerimislaud, kus peal me peame nagu püsima. Ta võtab ikka asju väga tõsiselt. Et selles suhtes võib-olla, et ta võiks olla ennast säästvam, et vastu pidada. Kõige hullem selle asja juures on see, et kui sul on hästi kiire, siis sa mingil hetkel unustad ära, kuidas oma lähedaste inimestega suhelda. Et sa teed seda kõike liiga pealiskaudselt ja ei mõtiskle selle üle, et kas sa oled piisavalt palju tegelenud oma emaga ja isaga, kas sa tead, mis nemad oma elus praegu elavad ja mis mõtteid mõtlevad. Et ma arvan, et lähedased on need, kes kõige rohkem kannatavad, kui sa siin 24 tundi tööl oled kogu aeg.